tere, oleme Tarvastu Ordu linnusel ja see aasta oleme Heiki Valgu juhatatud ekspeditsioonil. Meie siis kaevame siin Sepikoda. Siin teeb oma kaevamiste juhatamise praktikat magistrant Sandra Samler ja mina siis aitan tal õppida seda, kuidas Sepikoda võiks välja kaevata. Praegusel hetkel on meil tüüpiline Sepikoja materjal. Meil on palju šlakki, meil on erinevad raudesemed nagu kabjanaelad, noad, erinevad raudkangid, esimene vaskplekitükk ja oleme praeguseks kaevanud 3 päeva ja loodame siis jõuda ka Ordu Sepikojani. Siin on näha ühte tüüpilist sepistamisšlakki. Tegemist on siis negatiiviga ääsist ehk siin ümber oli savist vooderdus, kus siis sepp oma raudesemeid kuumutas. Kui me vaatame selle teist poolt, siis me näeme sellist ebakorrapärast, aga veidi kausikujulist kuju, mis siis annab meile aimu sellest, milliseks sepp oli oma ääsi voolinud. Ja sellist šlakki on meil praeguseks välja tulnud juba päris mitu kilo, aga see on siis üks põhilisi tunnuseid selle kohta, et Sepikoda on kuskil pikemat aega töötanud, kui sellised leiud hakkavad välja tulema. Selle kaevandi asukoha me selgitasime välja metalliotsijaga ja selle jaoks esialgu kaevati siis kõigepealt siia kohta umbes labida suurune uurimissurf, mille põhjast tuli välja siis suur šlakikook. Ja edasi me vaatasime seda pinnast magnetiga ja üks asi, mis on sepikodadele iseloomulik lisaks šlakile, on siis tagilibled ja neid on võimalik üles leida magnetiga ja need väiksed tagilibled jäävad siis magneti külge kinni. Kui seda otsida, on soovituslik panna magneti ümber ka minigripp, sest pärast on neid väga raske magneti küljest lahti saada. Ja siin selle kõrval siis me näeme ka veel paigas olevat šlakihunnikut, et tundub, et siinkohal on olnud tegemist siis kohaga, kuhu siis eeslinnuses töötav sepp on oma šlakki poetanud. Ja siin on siis näha ühest ruudust välja tulnud šlakikogus, mida on päris märkimisväärne hulk. On 8. päev Tarvastu Sepikoja väljakaevamistel ja praegu on välja tulnud seni kõige põnevam kiht. Meil on siin kaevandis 2 osa. Meil on üks osa, mis on tumedam ja sisaldab päris palju šlakikooke ja selle kõrval on osa, kust šlakki tuleb märksa vähem välja, see on siis siinpool, on heledam. Selle põhjast oleme leidnud ka savi, mis on tuld saanud ja natukene punakaks tõmbunud. Ja esialgne arvamus on see, et võib-olla me oleme üles leidnud ühelt poolt töökoja põranda ja teiselt poolt siis vahetult töökojast välja jääva osa, kuhu nad siis panid prügi. Taolist käitumist me oleme arheoloogias ka varem näinud. Käku Sepikojas, kus oli samamoodi Sepikoja sisemus siiski märksa puhtam ja kõige suuremad šlakihunnikud olid visatud Sepikojast seest vahetult siis ukse taha.
nii et võiks kahtlustada ka hoone selles küljes ust, aga ega seda täpsemalt teada ei saa, kui kunagi väga palju suuremalt see kogu ala läbi kaevata. Ja järgmiseks on siis plaanis sisse mõõta need erinevad šlakikoogid ja vaadata edasi, mida toob meile järgmine kiht. Meil on 10. päev Tarvastu sepikoda välja kaevates ja oleme praeguseks ära võtnud 6. korrise. Seega me oleme umbes 60 sentimeetrit siia sisse kaevanud. Ja praegusel juhul hakkab juba välja tulema igalt poolt selline liivane looduslik aluspõhi, aga meil leiud jätkuvalt tulevad veel välja. See tähendab seda, et me läheme veel sügavamale, et otsida üles päris see piir, kus inimeste jälgi enam ei leidu. Küll aga on siin juba kaevandi profiilis üht-teist näha ja kaevandi idaprofiilis võib näha sellist tumedamat kihti, kus on meil tegelikult välja tulnud ka kõige rohkem leide, eriti sellist toormaterjali, rauakange ja ka raudesemeid. Edasi sügavamale kaevates said sepikoja leiud vähehaaval otsa. Korraldasime ka avaliku infopäeva, kuhu tuli hulganisti huvilisi Tarvastu leide vaatama. Teen eraldi video leidudest ja nende analüüsist Tartus arheoloogialaboris. Seda saate vaadata aga sügisel. Seniks tänan välitööde korraldamise eest Heiki Valku, kelle kaevamistel on alati mõnus olla. Välitööd ja video valmisid Viljandi valla ning Postimehe fondi Noor Eesti teadusgrandi rahastusel.